Pole vahet, on suve või talvekodus. Soovin ma, et kutsumata külalised vahepeal külla ei tuleks. Soovitaksime teile GSM valvet, mis on siis lepingu ja kuumakse vaba. Ja samuti ilma siis juhtmeteta, et hõlpsasti paigaldatav teie suvekodusse, kus siis te ise pikemaks ajaks olete juba ära läinud ja olete jätnud siis mõningad asjad sinna paika. Ja kardate, et keegi siis tuleb ja võtab need mingil hetkel ära. Et hästi hea variant on siis panna üles GSM valveseadmed, mis siis varustavad teie maja igasuguste anduritega, mis siis näiteks uksed, aknad, liikumisandurid, vee ülevooluandurid, suitsuandurid, gaasilekkeandurid ja kõiksugu asju veel. Et see tagab siis selle, et kodu, kui sinna sisse murtakse või kui teie näiteks veega või veeseadmete või siis gaasiseadmetega midagi juhtub, saate te kohe läbi GSM valveseadme telefonile info, mis siis ütleb täpselt ära, milline andur on teie majas probleeme või häireid tekitanud ning teate siis selle infoga kiirelt reageerida. Kas siis ise või lasete kogu selle info naabrimehele telefoni peale. Selle konkreetse GSM valveseadme plussiks ongi just see, et te saate teie majas juhtuva info ka saate naabrimeestele või siis külaelanikele, keda te siis usaldate. See seade võimaldab paigaldada sõnumeid saata kuni 8 erinevale numbrile, ehk siis mobiiltelefonile. Seda võib igal pool kasutada, et linnas just eriti hea korterites, kus paned oma vee ülejooksu andurid, paned enda pesumasinatele või kraanikausside alla ja kui näiteks tulebki mingisugune üleujutus või uputus, siis kohe andurid annavad teie telefonile märku või siis ka näiteks all olevatele naabritele või üleval peal olevatele naabritele, et mis parasesti juhtunud on. Kas vesi on näiteks läinud voolama, kas gaas on hakanud lekkima või sarnaseid asju, et siis on jällegi kellelgi võimalik kiiresti reageerida sellele. Aga mis siis saab, kui vool ära läheb? Kõik need peened kaadervärgid käivad ju elektriga. Kui tulebki elektrikatkestus, siis põhijaam on muidugi seinas elektriga varustatud, aga kui elekter ära läheb, siis tal on ka varuaku, mis lubab sellel seadmel töötada kuni 10 tundi ja siis jätkuvalt edastada häireid ja signaale. Ja kui elektrikatkestus tuleb, siis ühtlasi annab ka GSM valveseade edasi sinule siis telefoni peale märku, et vool on läinud. Ja oletame, et kui pärast seda tuleb ka häire, siis on suur tõenäosus, et keegi on üritanud teie majja sisse tungida. Või kui teil on näiteks vool ära läinud mingil muul põhjusel, et ei ole olnud vargad, siis saate samamoodi enda telefoni peale sõnumi, et vool on ära läinud ja siis te jõuate koju näiteks oma külmkappi päästma. Mille poolest need seadmed erinevad kõigist teistest? Teame ju, et on võimalus panna oma maja või korter signalisatsiooni anna ka nii, et keegi on kusagil kogu aeg valvel ja sõidab häiresignaali peale kohale. Meeskondadega kindlustusfirmadel jääb teil palju rohkem kanda, kuna meeskondadega kindlustusfirmad, neil on täpselt samasugused seadmed, aga mis nõuavad palju rohkem kuutasusid. Neil ongi kuutasu, meie antud sellel seadmel kuutasu ei ole. Ei ole ka mingisuguseid lepingutasusid, ei ole mingisuguseid liitumistasusid, ostad ainult seadmed ja paned ülesse. Ja see ongi siis ühekordne ost. Samas, kui on soovi pärast poole nende seadmetega anda mingisugusele meeskonnale teada või neid kutsuda patrullile, kui teil on häire, siis see võimalus on alati olemas, aga ei ole kuidagi kohustuslik. Kuidas need asjakesed siis siin õieti töötavad? Mida nad minu jaoks kõik teha saavad? Seadmel on ka siis võimalik lisaks seadistada niimoodi, et hakkavad tööle näiteks liikumise peale või ukse või klaasi purustamise peale, et hakkab tööle sireen. Või siis näiteks saate ka releega paigaldada valgused. Et sireen on siis selleks hea, et kuuleb sul ümbruskond, et mis käsi üürgab ja tahes tahtmata nad tulevad vaatavad, mis siis seal toimub. Ja loodetavasti siis, kui teid kodus ei ole, siis nemad oskavad reageerida sellele. Et kui üldjuhul näiteks tullakse öösel, siis kui on pimeduskatte all, ütleme, et varas lõhub teil akna ära, hakkab sireen tööle, kõiksugused prožektorid ja valgused, mille te olete siis üles seadnud, lähevad releega tööle ning naaber kõrvalt siis aknast vaatab, et seal midagi toimub ja teab siis reageerida ja helistada näiteks politseisse.